Tere! Minu nimi Martin, ma olen Lightyeari kaasasutaja ja tegevjuht ja täna arutame investeerimiskonto seaduse muudatust, mis jõustus siis 3. detsembril see nädal. See on väga suur muudatus Eesti investorile, seega väga suur positiivne muudatus, kus inimesed saavad siis maksuefektiivsemaid lahendusi kasutada, aga siis täna arutamegi, et mida see täpsemalt tähendab, kuidas see investoritele mõjub, mida investorid teadma peaksid. Minuga on kaasas siin täna 3 inimest, 1 koer. Kõigepealt inimene, kes minu kõrval on Hailey, on siis Lightyearist. Sissejuhatuseks Hailey'le on võib-olla nagu huvitav, et me oleme viimase mitme aasta jooksul kümnete tuhandete inimestega Eestis rääkinud ja tundub, et väga paljud inimesed nagu ühest suust ütlevad, et investeerimiskonto on nende jaoks väga oluline. Et võib-olla räägi kiirelt, et kes sa oled ja miks nendel inimestel see konto nii oluline on? Aitäh! Tere, mina olen Hailey. Ma olen Lightyearis legal ja compliance juht ehk siis õigusosakond ja vastavuskontroll ja aitasin ka kaasa rääkida seadusemuudatusel. Maksuefektiivsus on investeerimisel täiesti elementaarne osa ja kui investeerimiskonto süsteem loodi, siis tegelikult näitas, et inimesed said sellest väga palju kasu, neid kontosid tehti, aga kahjuks see regulatsioon oli kohe alguses piiratud üksnes pankadega, sest Eesti on olnud väga pankade keskne, kuni tuli Lightyear ja nüüd, kui on paremaid platvorme, paremaid võimalusi, kus on soodsamad tasud, mugavamad lahendused, siis tegelikult inimesed nad ei taha enam valida maksuefektiivsuse ja mugavama kasutajakogemuse ja madalamate tasude vahel. Ja nüüd nad enam ei pea seda valikut tegema, sest need on kõik ühes kohas olemas. Suurepärane. Ja meiega on veel kaasas Maksu- ja Tolliamet. Võib-olla sissejuhatuseks mainida ära, et Lightyear opereerib 28 riigis ja mis on nagu huvitav on nagu vaadata, et kui sa ehitad investeerimisplatvormi, siis tihtipeale esimene asi, mida inimesed küsivad, et kas maksudega kõik on selge ja korras. Et võib-olla see ei ole nagu esimene samm kohe, mida inimesed mõtlevad investeerimisest, aga see on nagu väga kiiresti jõuab sinna, et nagu maksud on olulised asjad. Miks nad on olulised? On see, et mida lihtsamad on maksuseadused, mida lihtsam on inimestel paremini aru sellest saada, mida soodustavad maksuseadused on investeerimise koha peal, see aitab inimestel vähendada hirme ja teiselt poolt siis tegelikult julgustab investeerima ja see on siis lõpuks nagu investor keskkonnale parem. Aga annakski siit sõna, meiega on siis Tiina ja Anna-Liisa Eesti Maksu- ja Tolliametist. Küsiks kohe, et millega Eesti Maksu- ja Tolliamet tegeleb? Mina olen Tiina Normak, tere, et me tegelemegi sellega, et maksud laekuksid ja et see maksude laekumine oleks võimalikult lihtne ja mugav inimesele. Et meie huvi on ka, et ma olen Martiniga nõus, mida lihtsam on oma maksukohustust täita, seda meelsamini seda maksukohustust täidata. Suurepärane, et ma arvan, et see võib nagu au ja kiitust anda Eesti Maksu- ja Tolliametile ja üldse maksukeskkonnale, sest me oleme pikalt olnud Euroopas eesrindlik, et kuidas makse edastada, kõik on automaatne ja nüüd siis ka nagu see laiendus siis investeerimisühingutele ja muudele asutustele annab siis nagu klientidele päris võimsa võimaluse siis ka nagu maksuefektiivselt investeerida. Aga nüüd annakski sõna siis Tiinale ja Anna-Liisale rääkida, et mis siis täpsemalt muutus, et ma jagan siin kohe oma ekraani ja võib-olla ennem kui see sõna antakse, et siin on ka link slido.com ja liitumiskood, et kui kellelgi on küsimusi, siis sellelt veebilehelt sisestada selle koodi, te saate küsida küsimusi, mida me näeme ja me vastame need küsimused siis ettekande lõpus. Nii. Hakkame pihta. Hakkame pihta, jah. Anna-Liisa toob kohe sissejuhatuseks mõned arvud, arvud on alati head, mis iseloomustavad. Just finantsmaailmas väga olulised. Ja siin me näeme siis 2 tabelit, kus esimeses siis on investeerimiskonto kasutajad. Väga põnev on näha seda, kuidas see on kasvanud aastast 2018. Et 2018 oli umbes 8500 investeerimiskonto kasutajate arv või natuke peale
ja 2023. aastaks on see ligikaudu 60 000, et see on väga märkimisväärne. Ja kindlasti on ka hea näha, et milline on see maksustatav kasu ja tulumaksuga maksustatav summa 2018. aastal on peaaegu 2 miljonit, natuke alla selle, ja 2023. aastal me näeme juba, et see on 14 miljonit. Siin võib juurde öelda selle, et see jääk, see sissemakse, mis inimesed on investeerimiskonto kaudu investeerinud, see on aastast aastasse kasvanud ja tänasel päeval on see 1 14 000 000. Ja mis on siis investeerimiskonto? Et inimesed teavad tegelikult, et see on pangas olev IBAN. Ja natuke lähemalt siis, mis siin muutunud on, et Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või siis majandusliku koostöö ja arenguorganisatsiooni liikmesriigi residendis krediidiasutuses või siis selle püsivas tegevuskohas, pangas avatud konto või siis täiendus, et lepinguriigi makseasutuses või siis e-rahaasutuses või makseasutuse või e-rahaasutuse püsivas tegevuskohas avatud konto või siis lepinguriigi investeerimisühingu juures avatud konto, millel hoitakse siis maksumaksja raha. Ja lihtsalt meeldetuletuseks võib olla, et Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid lisandub juurde veel siis Norra, Island ja Liechtenstein. Oluline on ka see, et investeerimiskonto avamine ja sulgemine tuleb näidata inimestel tuludeklaratsiooni tabelis 6.5 esimeses osas, kus nad näitavad siis enda pangakonto IBAN-i või siis nüüd investeerimisühingu juures avatud kontot ja sulgemise kuupäev. Lightyeari puhul siis igal inimesel on enda konto number, mida nad näevad oma äpist ja konkreetsele kliendile genereeritud numbrite ja tähtede kombinatsioon. Ja kuidas siis kontrollida, et seda me juba teame ja me oleme harjunud, et kui pangas on avatud konto, et siis see pangakonto näidata investeerimiskontona, aga kuna investeerimiskonto laieneb ka investeerimisühingutele, siis kontrollida saab seda kas Finantsinspektsiooni turuosaliste registrist, krediidiasutuste registrist või siis ka Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutuse registrist. Ja tõime siin ära ka need lingid, et need lingid me paneme ka oma kodulehele, et me kirjutame kindlasti sellest muudatusest ka kodulehele, et ei pea nüüd meelde jätma, vaid siis saab lihtsalt vaadata, et kes siis on see sobiv investeerimisteenuse pakkuja, kes sobib investeerimiskontoks. Ja mis on investeerimiskonto mõte? Et mõte on see, et inimene paneb raha sellele kontole, ta investeerib ja tal ei teki tulumaksukohustust enne, kui ta selle raha sellelt investeerimiskontolt välja võtab. Ehk et mõte on reinvesteeritud väärtpaberitulu mitte maksustada, vaid seda tulumaksukohustust edasi lükata. Ja investeerimiskonto puhul tuleb kindlasti meeles pidada seda, et see maksuarvestus on kuupäevapõhine. Ehk et kõik need sissemaksed või väljamaksed tuleb siis deklareerida kuupäevapõhiselt ja kui mingil ajahetkel ka aasta sees inimene võtab kontolt rohkem raha välja, kui ta on sisse maksnud, siis tekib sellelt osalt tulumaksukohustus. Ja investeerimiskonto annab ka hea võimaluse investeeringutelt või finantsvaralt teenitud intressilt või ka välisriigis teenitud dividendilt tulumaksukohustust edasi lükata. Ja selleks tuleb siis seda investeerimisühingut või panka teavitada, et see finantsvara on ostetud investeerimiskonto kaudu. Ja siin on ka kohe hea võimalus ära tuua, et Lightyear maksab kontoraha jäägilt intressi ja kui Lightyeari teavitada, et tegemist on investeerimiskontoga, siis ka sellelt intressilt tulumaksu kinni ei peeta, mis annab jällegi võimaluse ju rohkem raha teenida ja seda raha siis omakorda lumepallina kasvatada. Ja see tulumaksukohustus tekib siis sel hetkel, kui te otsustate oma investeeringud realiseerida ja raha lihtsalt sellelt kontolt välja paigutada raha kuskile mujale. Ja see keerukus, mis seadusesse on nüüd kirjutatud, et mis on investeerimiskontole sobiv finantsvara, ütlen kohe ette ulatuvalt ära, järgmisel slaidil on ka ära toodud, et Lightyear pakub selliseid investeerimisvõimalusi, mis on kõik sobiv finantsvaraks, aga põhimõte on see, et tegemist peab siis olema sellise investeerimisteenuse pakkujaga, kellel on siis tegevusluba ja ta peab toimetama siis reguleeritud väärtpaberiturgudel.
ja oleme juba omaks võtnud see, et kõik avalikult kaubeldavad väärtpaberid, aktsiad, võlakirjad, ka uue lisandusena on krediidiasutuse võlaväärtpaberid seadusesse lisatud, mis võib-olla on selline pakkumine kutselistele investoritele või võib-olla natukene kitsamale ringile kui börsil pakutavad aktsiad, võlakirjad ja siis ka investeerimisfondide aktsiad või osakud. Et meie slaididel on toodud kõik see, mis on sinisega, on nüüd muudatus, mis on uus, kõik see, mis on tumedamas kirjas, on juba siiani seaduses sees olnud ka pangahoiused, et pangahoiustel on ju teadupärast intress, et ka need sobivad kõik finantsvaraks. Ja uuendusena on ka see, et lisaks tuletisinstrumentidele on sisse kirjutatud hetkelepingud, mille alusvaraks on siis valuuta või mille hind sõltub otseselt või kaudselt valuuta vahetuskurssidest. Ja siin siis Forex-turg. Kõik Forex-turu instrumendid on ka nüüd finantsvaraks sobivad, mis on ka väga tervitatav muudatus. Mis annab jällegi inimesele rohkem valikuvõimalusi, kelle kaudu ma investeerin, millesse ma investeerin, sest lõppkokkuvõttes on eesmärk ju see, et inimene investeeriks ja teeniks ka investeeringutelt tulu. Ja uuendusena on seadusesse sisse siis ka toodud lepinguriigi tegevusloaga panga emiteeritud pandikirjad ja ühisrahastusteenuse osutaja vahendusel antud laenud ja soetatud väärtpaber või osalus. Aga jällegi rõhutame seda, et see peab olema siis lepinguriigi tegevusloaga. Ja need muudatused, mis puudutavad ühisrahastusteenuse osutajat, on aastast 2024 ja nüüd krüptovarateenuse osutajad või krüptovara emitenti ja see soetatud krüptovara muudatus siis on jõustumas aastast 2025, mis sisuliselt on juba 3 nädala pärast. Aga mida krüpto puhul peab siis silmas pidama, jah, et tegemist peab olema siis tegevusloaga teenuse. Ja siin ongi siis Lightyear pakub investeerimisvõimalusi erinevatel Nasdaq börsidel, USA, UK, EU reguleeritud turgudel ja need on siis avalikult kaubeldavad väärtpaberid, aktsiad, võlakirjad ja ka kaubeldavad investeerimisfondi osakud, rahaturufondid, indeksfondid, kõik see on sobilik finantsvaraks investeerimiskonto mõistes. Ja siin ka ära võimenduslaenu osas täpsustati seadust, et võimenduslaenu puhul sai nüüd üheselt seadusesse kirja, et seda laenu saamist ja laenu põhiosa tagastamist ei tule investeerimiskonto sisse- ja väljamaksena deklareerida, vaid tuleb deklareerida siis üksnes see intress, mis on tasutud sellelt laenult. Ja see muudatus on ka, et investeerimiskonto kaudu ja tavasüsteemis investeerimist hoitakse sarnaselt, et need põhimõtted oleksid selles osas sarnaselt, et see kasu kujuneb sarnaselt. Ja siis on see võimenduslaenu teemaga siia investeerimiskonto alla juurde kirjutatud. Ja mida veel ei tule investeerimiskonto väljamaksena deklareerida, on investeerimiskonto ja väärtpaberikonto tasu. See on ka hästi tervitatav muudatus, et need eurod või natuke eurotasud, et neid enam deklareerima väljamaksena ei pea. Ja ka siis ühisrahastusteenuse või krüptovarateenuse osutaja hallatava platvormi tasu. Ja tavasüsteemis, et aastast 2024, mis kohe saab läbi, et saab arvesse võtta ühisrahastuse kahju ja ka ühisrahastusteenuse platvormi kasutamise tasu ja ka väärtpaberikonto teenustasu. Ja siin tõin ära eraldi need tabelid, kes on juba sellised kogenud investeerijad ja on juba deklareerinud tuludeklaratsioonis andmeid, siis teavad, et üleüldiselt võib väärtpaberitulu teenida erineval moel saada nii Eestist kui välisriigist ja tuludeklaratsioonis on nende tulude kohta erinevad tabelid, aga kui rääkida tulumaksukohustusest, siis see tulumaksukohustus tekib ainult sel juhul, kui inimesel üle kõigi nende väärtpaberitulutabelite on positiivne tulemus ja võetakse arvesse siis ka eelmistest perioodidest veel katmata kahju, mis inimene on ära deklareerinud, et siis tulumaksukohustus tekib ainult sel juhul, kui see ühine tulemus on positiivne. Ja siin on ka hästi oluline silmas pidada seda, et kahju tuleb selle tavasüsteemi puhul ära deklareerida. Kui investeerimiskonto puhul on oluline ainult sissemakse ja väljamakse ja see finantsvaraga tehingud ei mängi rolli, samuti see kasu-kahju ei mängi rolli, siis tavasüsteemi puhul ongi kõige olulisem, et deklareerimisele kuuluvad müügid ja müügiga võib inimene saada kasu, võib saada kahju, et oluline on mõlemad ära deklareerida, et siis lõpptulem oleks õige. Ja millele veel tahaks tähelepanu pöörata, on see, et aasta 2024 eest esitatakse tuludeklaratsioon siis järgmise aasta 15. veebruarist. Kui te tulete investeerimiskontot deklareerima, siis võtke see aeg, vaadake andmed üle, et meie kogemus näitab, et ei eksita selles suunas ainult, et näidatakse suurem summa ekslikult, vaid näidatakse tihti ka väiksem summa. Ja tulumaksumäär on siis 2024 deklaratsiooni põhjal 20%.
Järgmisest aastast 2025 tulumaksumäär tõuseb 22%-le ja aastast 2026 tuleb arvestada sellega, et kui kasu väärtpaberitulult või investeerimiskontolt välja võetud väljamakse kuulub tulumaksuga maksustama määras 22%, siis lisandub maks. Aga selle kohta on meie kodulehel juba toodud ka eraldi nupuke, et väärtpaberitulu ja julgeolekumaks alates aastast 2026. Aitäh teile. Teeme kiirelt ülevaate ka, mis on Lightyear ja kuidas investeerimiskonto Lightyeari suhestub ja siis võtaks kohe ka küsimusi. Et alustaks sellest, et me oleme nüüd 3 aastat Lightyeari ehitanud ja väga suur põhjus, miks me Lightyeari ehitasime, oli see, et investeerimismaailm oli päris keeruline. Et kui me hakkasime vaatama, paljud inimesed investeerivad, siis tihtipeale tuli välja, et ega Euroopas väga paljud inimesed tegelikult ei investeeri, enamus inimesed ei investeeri. Et kui me toome võrdluse Euroopa ja USA vahel, siis Euroopas on see kuskil keskeltläbi 15%, osades riikides parem. Eestit ära märkides, et Eesti on tegelikult võrdlemise eeskujulik juba investeerimise koha peal, aga Ameerikale näeme päris palju jalgu. Ja üks suur põhjus, miks see nagu jalgu jäämine meil on, üks on siis nagu ajalooline võib-olla, kust me riigina tuleme ja kuidas nagu kapitaliturud üldse on olnud. Ja teiselt poolt ka siis see, et mis tehnoloogiad on nagu olemas, kuidas inimesed kasutavad lahendusi ja kui me USA-s ringi vaatasime, siis me avastasime järsku, et tegelikult need samad viisid, kuidas inimesed investeerivad, on tihtipeale inimestel 10 korda odavamad, 10 korda kiiremad, kättesaadavamad, et miks see siis nagu on, ja tuli välja, et Euroopas sisuliselt ei ole sellist head infrastruktuuri, kuidas siis kõik need börsid, lahendused ja kõik see umbes 30 riigi erinevad maksusüsteemid kokku tuua, kuidas iga riigi börsid liidestada, kultuurid, keeled ja nii edasi. Et see ongi siis täpselt, mida me oleme ehitanud, me ehitame seda kogu Euroopale, aga miks me just täna sellest nagu räägime, on see, et maksukeskkond on väga selgelt üks koht, kus on pikaajaline investor, kes tahab kasvatada oma raha üle pika aja, nendel on maksukeskkond väga-väga oluline. Need inimesed, kes võib-olla on nagu hästi agressiivsed turgudel, et nendel on võib-olla vähem oluline see, et kes võtavad väga palju riski, aga pikaajalistel investoritel see maksukoormus on täpselt see, mis nagu pika aja peale teeb väga suure olulise vahe nende portfellis. Et siis me oleme proovinud kokku tuua, et sul on nagu mugav kasutajakogemus, osa sellest on siis maksud, see on kohalik, see tähendab, sul võivad olema kohalikud keeled, et Euroopas neid keeli on päris palju, maksusüsteeme on palju, aga see on see lõpuks, mis teeb selle keskkonna nagu mugavaks ja arusaadavaks inimestele, kõik see nagu, kui me selle raskuse maha võtame, siis on inimestele lihtsam alustada. Ja ma arvan, et mis on võib-olla Eesti mõistes huvitav, et Eestis on hästi palju kasutatud eraisiku ja ettevõtte kontosid. Ja nüüd me oleme nagu päris hästi aru saanud, et see ei ole ainult Eesti küsimus, et see on tegelikult üle maailma erinevates riikides, inimesed kasutavad erinevatel põhjustel ja tihtipeale ettevõtted on inimeste poolt juhitud ja nad näevad, et nad kasutavad häid lahendusi eraisikuna, nad tahavad ka ettevõttena kasutada seda. Ma annaks sõna Heilile, et Heili räägiks veidi, et mis siis Lightyear on nagu regulatiivses maailmas ja maksumaailmas. Aitäh, Martin. Nagu ma enne mainisin, siis eestlased on väga-väga harjunud pankadega ja ka pangad on osutanud investeerimisteenuseid, aga mida ilmselt teatakse vähem on see, et see regulatsioon, mis kohaldub investeerimisteenuste osutamisele, tuleneb tegelikult sellisest MiFID Markets in Financial Instruments Directive, mis sisuliselt reguleerib investeerimisühinguid. Ehk et investeerimisühingud, kes on litsenseeritud selle regulatsiooni alusel, meie puhul siis Eesti Finantsinspektsiooni poolt, me tegelikult oleme kõige spetsialiseeritumad ühingud, kes üldse võiksid ja peaksid investeerimisteenuseid osutama ja pangad kuuluvad MiFID investeerimisühingu definitsiooni alla siis, kui nad otsustavad investeerimisteenuseid osutada. Ja me oleme samamoodi järelevalvatud, me allume samadele regulatsioonidele, ehk et siis kõik nõuded kliendi vaates on meil tegelikult täpselt samad. Ja mida ühtlasi ka ei teata väga palju Eestis on see, et tagatisfondi kaitse, mis on siis investorikaitse osafond, 20 000 eurot, riiklik garantii, see tegelikult kehtib samamoodi võrdselt nii meile kui pankadele sinu väärtpaberite osas. Aga miks üldse maksukeskkond on ikkagi nii oluline? Me oleme paari aspekti maininud, aga Euroopas on tehtud päris palju raporteid, kuna praegu üritatakse, nagu Martin ütles, Euroopa on väga killustunud ja
ja inimesed ei investeeri ja see tegelikult ei ole mitte ainult meie enda mingisugune väljamõeldis ja äriline pitch, vaid see on reaalne probleem. Ja selle toob kaasa selle, et inimesed ei pruugi pensionieas saada väga mugavalt elada. Ja mida on tehtud? Üle-euroopalist maksupoliitikat on väga keeruline kujundada. Ja kui me vaatame erinevate riikide statistikat, siis tegelikult on näha, et need riigid, kes prioritiseerivad maksude vaates näiteks pensioneid, nendes riikides on pensioniinvesteeringute osakaal kõige suurem. Kus on soodustatud elukindlustustooted, seal liigub raha peaasjalikult sinna. Aga fakt on see, et sellised investeerimiskontolaadseid maksu soodustusi eksisteerib Euroopas ainult 3 riikides. Nii et Eesti tegelikult on siin vägagi esirinnas. Investeerimiskonto jõustus alates 2011, aga 2011, samas, nii et juba ikka väga pikalt. Jah, kahjuks piiratult, aga unustame selle ära, see aeg on nüüd möödas. Teenusosutajaid on rohkem, kes saavad seda pakkuda ja see on suurepärane, sest kui inimesed ei investeeri, ja riski ei võta, siis üks on garanteeritud ja see on see, et sinu raha ei teeni sulle tootlust ja seega tulevik ei ole nii helge. Investeerimiskonto Lightyearis, kes ei ole veel jõudnud neid nupuvajutusi teha või ei ole veel meie juures kontot avanud, siis kui teil on konto olemas, te teete äpi lahti, 2 klikki ja teie konto on meile teadaolevalt investeerimiskonto. Ja uute klientide puhul te näete ka kohe, kui te konto teete, te saate teha selle valiku, et kas te tahate kasutada Lightyeari kontot investeerimiskontona või jätkata tavasüsteemis. Üks asi, mida me Tiinaga tahame rõhutada, enne kui ma hüppan sinna peamiste küsimusteni, on see, et me väga tahame teada, kas teie konto Lightyearis on investeerimiskonto või mitte. Aga õigusliku maksujõu saab see siis, kui te deklareerite selle järgmisel aastal EMTA-le, sest et nemad on need, kes konsolideerivad kokku teabe kogu kõikide sinu investeerimiskontode peale ja siis saavad öelda, kas on maksukohustus tekkinud või mitte. Meil tuleb pikem Q&A, aga me oleme välja toonud mõned küsimused, mida me oleme juba näinud, kas erinevatest foorumitest või läbi meie customer supporti küsimused, mida te olete esitanud. Et räägime need läbi. Seaduse muudatused selles osas, et investeerimisühingu juures avatud konto on ka investeerimiskonto, jõustub tagasiulatuvalt. Ehk et sellel aastal Lightyeari kontole tehtud sissemaksed, väljamaksed on, kui te otsustate valida, et Lightyeari konto on teie investeerimiskonto, siis kõik need sisse- ja väljamaksed on juba selles investeerimiskonto süsteemis. Olete kasu saanud, see on siia laekunud, olenevalt, kas te olete välja võtnud või ei ole välja võtnud, see on kõik süsteemis. Nüüd eraldi ühekordne ülemineku säte selle seaduse muudatusega on asjaolu, et kui te deklareerite Lightyeari konto investeerimiskontona, siis see avaseis või see avakonto jääk on siis 1. jaanuar 2024 seisuga kontojääk. Ja see tähendab seda, et nii kontol olnud raha kui ka varasemalt ostetud ja endiselt 1. jaanuari seisuga teie kontol olevad väärtpaberid on hõlmatud selle investeerimiskonto süsteemi. See on nüüd ühekordne one-off asi ja kuidas te siis selle investeerimiskonto sissemakse deklareerite nende väärtpaberite näol, te peate deklareerima nende väärtpaberite soetusmaksumuse. Kui te olete ostnud siis samanimelisi väärtpabereid erineval ajal, erineva hinnaga, siis te peate tegema valiku, et kas FIFO või kaalutud keskmine. Selles osas regulatsioon tulumaksuseaduses ei muutunud, aga oluline rõhutada, et kui te olete näiteks 2023 valinud FIFO, siis te deklareerite soetusmaksumuse FIFO-na. Et muuta seda ei tohi. Tiina juba tegelikult mainis ka, et kui te varasemalt olete harjunud, et EMTA-le raporteerite siis IBAN-i ehk et pangas asuva arvelduskonto numbri, siis investeerimisühingute puhul on see, kui pangas on arveldus- ja väärtpaberikonto, siis investeerimisühingu juures olev konto täidab mõlemat eesmärki. Ja igal Lightyeari kliendil on oma unikaalne kontonumber Lightyeari juures ja te leiate selle
igalt nii-öelda statementilt, raportilt, mida me teile esitame, mis on teile Lightyeari äpis kogu aeg kättesaadav. Ja see on siis selline tunnusmärk, et LY ja siis numbrite ja tähtede kombinatsioon. Ja see on siis see number, mida te saate deklareerida järgmine aasta EMTA-le. Tuletan veel kord meelde, raporteerite ainult sissemaksed, rahalised väljamaksed, lisaks siis sellele 1. jaanuari nii-öelda kontojäägile koos väärtpaberitega. Aga kui te olete seni kandnud Lightyeari raha näiteks oma investeerimiskontolt mõnes Eesti pangas, siis investeerimiskontode vahelised kanded neid ei ole vaja deklareerida, sellepärast et see kõik toimub nii-öelda süsteemisiseselt, ehk et siis sissekanded teiselt investeerimiskontolt või väljakanded teisele investeerimiskontole, neid raporteerima ei pea. Nüüd me oleme näinud, et te olete küsinud meilt ja vist võib-olla EMTA-lt ka või kuskil foorumites, et mis saab sellest maksust, mille me oleme kinni pidanud, kui me igakuiselt maksame teile kontojäägilt intressi. Maksud on makstud, aega tagasi pöörata ei saa. See maksustatud tulu on teie tuludeklaratsioonil juba ära kajastatud nii-öelda, ühesõnaga see info on juba EMTA-s olemas, aga mida te saate teha on see, et te näitate selle tulu ka investeerimiskonto sissemaksena ja seeläbi siis sisuliselt suurendate seda jääki, mille ulatuses te saate pärast maksuvabalt raha välja võtta. Ja see on ka üks põhjus, miks me tahame teada, et kas teie konto on investeerimiskonto või mitte, sest kui te ütlete, et see on investeerimiskonto, siis edaspidi 3. jaanuaril või 2. jaanuaril, millal me järgmise väljamakse teeme, me ei pea enam maksu kinni, kui te ütlete, et see on teie investeerimiskonto, ehk et teil jääb rohkem raha kätte, mida te saate siis investeerida. Ja nagu Tiina enne ütles, siis seda lumepallina kasvatada. Ja viimase punktina portfelli instrumentide üleviimine, nagu raha puhul ühelt investeerimiskontolt teisele, see jääb süsteemi, nii ka portfelli, kas siis tervikportfelli või lihtsalt ühe või mitme instrumendi üleviimise korral. Et kui need instrumendid on teil soetatud investeerimiskontole, siis te saate need üle tuua soovi korral Lightyeari investeerimiskontole ja see jääb investeerimiskonto süsteemi. See on vist kõik. Suurepärane. Nii, siin on veel Slido aadress ja kood, mida te sinna sisse panete, et saaksite küsimusi küsida. Et ma nüüd lõpetan ekraani jagamisele ja avan Slido, et siis üks hetk, et näha, mis küsimusi te olete küsinud. Nii, meil on 53 küsimust. Proovime siis mõned läbi käia. Nii, esimene küsimus kohe, et meil palutakse mikrit võtta lähemale. See suur pall, mida te näete Maksuameti käes, on meil mikrofone. Nii, kui ühelt investeerimiskontolt toimub makse teisele investeerimiskontole, siis kas seda loetakse investeerimiskontolt väljamakselt ja toimub maksustamine? Et Heili vist juba vastas just seda, et räägime korra üle. Seda ei loeta väljamakseks, et nii nagu finantsvara ostumüüki, nii ka investeerimiskontode vahelisi raha liikumisi ei pea deklareerima. Oluline on näidata ära need investeerimiskontod, mis teil on, et kui te siiani olete kasutanud pangas investeerimiskontot, siis 2024 tuludeklaratsioonis kindlasti näidake ka see konto ja kui te soovite nüüd hakata Lightyeari kontot ka investeerimiskontona kasutama, siis lisage ka see. Ühel inimesel võib olla mitu investeerimiskontot ja see on üpris tavapärane praktika ja siis nende kontode vahelisi rahaliikumisi ei pea deklareerima. Ja maksukohustus arvestatakse ka üle kõikide kontode. Selge. Nii, järgmine küsimus. Siin on, tundub, et Eestis on investeerimine läbi LHV väga populaarne, et siis kohe küsitakse, et kas ma võin raha kanda otse tavakontolt Lightyeari investeerimiskontole või pean tegema seda läbi LHV investeerimiskonto? Kindlasti ei pea seda tegema läbi LHV investeerimiskonto, et tavakontona me kasutame ju seda, mis me maksame oma igapäevaseid kulutusi, kanname selle pealt. Ja kui te võtate Lightyeari investeerimiskontona kasutusele, siis jah, selle raha, mis te enda tavakontolt või igapäevakontolt kannate Lightyeari kontole, selle te peate näitama sissemaksena, aga mingit täiendavat ringi kuskilt ei ole vaja teha. Selge.
Järgmine küsimus, et kuna investeerimiskonto hakkab kehtima tagasiulatuvalt, mis saab dividendidest, mis on juba sel aastal välja makstud ja millest on tulumaks maha läinud? Ja aga Eesti äriühingult saadud dividendide puhul on see lugu, et see maksukohustus on juriidilise isiku maksukohustus ja seda investeerimiskonto ei võimalda edasi lükata. Ja kui on ka nüüd saadud madalama määraga dividendi ehk et on kinni peetud 7%, siis ka selles osas ei ole võimalust investeerimiskonto kaudu tulumaksukohustust edasi lükata, et see on võimalik ainult intresside puhul või siis välisriigist saadud dividendide puhul, mida ei ole maksustatud. Ja siin ongi see märksõna, et kõik need tulud, mis te olete saanud investeerimiskontole ja mis on maksustatud ja mis on teil ka juba eeltäidetud tuludeklaratsiooni teistes tabelites, et Eesti äriühingult saadud dividend on ka teil ilusasti tabelis 7.1 näha, et näidake see kontole laekunud raha investeerimiskonto sissemaksena ja see suurendab teie maksuvabastuse jääki. Suurepärane. Teeme vahepeal see mikrofonide jagamisel, võtan selle suurema endaga. Teeme nii, et kuidagi me siia poole, nii on paremini, Karoliina vist kuulda. Nii, siis on järgmine küsimus. Ma kahtlustan, et see on ka juba vastatud, aga käime igaks juhuks üle. Lightyear maksab intressiga raha eest, mida nendel platvormil hoiad. Kas see intress tuleb samuti deklareerida? Ja, sest et Lightyear on aastal 2024 need intressi väljamaksed maksustanud ja need on ka teil tuludeklaratsioonis ilusasti tabelis 5.1 eeltäidetud ja näha ja aastal 2024 näidake nad kindlasti investeerimiskonto sissemaksena. Aga nüüd seoses nende seaduse muudatustega anti võimalus tulumaksukohustust edasi lükata ka nendelt intressidelt, mida investeerimiskonto maksabki teile raha jäägilt. Et teil on võimalik intressitulu teenida nii finantsvaralt, näiteks võlakirja, aga teil on võimalik ka intressitulu teenida raha jäägilt ja kui te teavitate Lightyeari, et see on minu investeerimiskonto, siis teil tulumaksu kinni ei peeta ja teil on võimalik intressitulult siis ka tulumaksukohustust edasi lükata. Nii et siit ja edaspidi. Suurepärane. Kas ühel inimesel saab olla mitu investeerimiskontot? Jaa, loomulikult, et ikka saab. Ja see teeb võib-olla mõnes mõttes elu lihtsamaks, sest et siis on erinevad investeerimisvõimalused ja see on täiesti ja ma rõhutan veel seda, et see lõplik tulumaksukohustus selgub üle kõigi nende investeerimiskontode. Suurepärane. Nii, hästi palju on küsimusi, see on siis küsimus võib-olla Heilile, et kas investeerimiskonto kasutajate valguses on plaanis tõsta ka Euroopa Liidus tagatud vara hulga kaitset kõrgemaks kui 20 000? Ja siin on teine küsimus, on ka Lightyeari koha pealt USA SIPIC investor kaitse 500 000 kohta. Et kuidas see SIPIC meid mõjutab ja kuidas või kes saab muuta investeerimist tagatiskaitset? Eesti riik. Eesti riik peaks siis muutma tagatisfondi seadust. Euroopa tasemel on see 20 000 ette nähtud miinimummäärana kõikidele riikidele. Ja siis on iga riigi enda diskretsioon, kas seda määra suurendada või mitte. Ma rohkem ei saa siin kommenteerida, et meie mõjutada see selles mõttes mitte kuidagi ei ole, et see on nagu riiklik garantii. Ja see USA SIPC on siis nii-öelda see on siis USA ekvivalent Eesti tagatisfondile ja nagu Martin ennem ütles, Ameerika on üldse igatpidi oma investeerimismaastiku ja infrastruktuuri ja kõigega kõvasti ees. Nende kaitse on ka palju kõrgem. Ja, nende siis turuosalised on siis kohaliku garantiisüsteemi liikmed, kus inimese portfell on tagatud $500,000 ulatuses, millest siis maksimaalselt $250,000 rahas. Meie klientidele on see relevantne siis, kui midagi peaks juhtuma meie USA partneriga, kes on siis vastava süsteemi liige. Ja lisaks sellele, et midagi temaga juhtub, on siis kuidagi need varad ka kaduma läinud, ehk et väga ebatõenäolises olukorras, aga jah, see puudutab eelkõige siis USA brokerit ja see tähendab siis, et USA väärtpabereid. Suurepärane. Ja võib-olla järgmine küsimus ka Heilile, et siin küsitakse mitmelt poolt, et LHV kasvufontol olevad fondid, et kas need saab üle kanda või peab need maha müüma ja tooma raha Lightyeari uuesti ostma? Kuidas see käib? Minu arusaam LHV kasvukontost on see, et need väärtpaberid, mis sul seal peal on fractional, nad on murdaksetena, jah, et ei ole nagu tervik.
Murdaktsiaid üle kanda ei saa. See ei ole lihtsalt võimalik ja ma saan aru, et see on ka see, mida LHV ise kommunikeerib, et kahjuks neid varasid ei saa üle kanda, need tuleb maha müüa ja noh, aga seda peaks igaüks siis ise kontrollima, kas tal on seal näiteks, no siis kasvukonto mõte on olnud see, et sa saad investeerida väikeste summadega, võib-olla on sul seal mõned terviklikud positsioonid, siis võib uurida LHV-lt, kas neid saab üle tuua, aga minu parem arusaamine on, et see ületoomine kahjuks sealt kasvukontolt võimalik ei ole. Jah, aga võib-olla ära mainida see, et väga populaarne on mitte ainult rääkides LHV-st, vaid tegelikult LHV-st, teistest pankadest ja teistest investeerimisplatvormidel, kus meil igapäevaselt tuuakse aktsiaid üle nii-öelda tavakontosüsteemist või investeerimiskontolt, nüüd saad ka samamoodi tuua. Ühe lahendusena võib inimene ju LHV jätta endale ka investeerimiskontoks selle kasvukonto, kus tal on need osakud peal ja avada uue konto ja paigutada uued rahasummad uuele kontole ja investeerida selle kaudu ehk et sarnaselt pensioni teisele sambale, et sul võib väga erinevates fondides ju raha olla, et kus sa kogud. Nii, see on hästi palju küsimusi, kui varasemad tehingud, kui 2024 on juba deklareeritud tavakontosüsteemi alusel, kas neid peab siis muutma? 2024 ei ole veel võimalik olnud tavasüsteemi kaudu deklareerida, sest 2024 tuludeklaratsiooni esitamine avaneb järgmise aasta 15. veebruarist. Et sellepärast ongi täna see õige hetk, vaadake üle, mis tehinguid te olete teinud ja kui te soovite Lightyeari kontot kasutada investeerimiskontona, siis 2024 tuludeklaratsioonis on teil see võimalus olemas. Selge. Lightyeari kaudu rahaturufondide intressitulu, see intress, mis kontole laekub, pole veel maksustatud. Kas ei pea deklareerima? Ei pea, kui te võtate Lightyeari konto investeerimiskontona 2024 tuludeklaratsioonis kasutusele, siis need intressid, mida te olete välisriigis saanud ja mida ei ole maksustatud, te ei näita neid sissemaksena ja nii lihtsalt ongi. See raha on teil investeerimiskontosüsteemis ja. Ja siis on küsimus krüpto kohta, et kas krüptot saab osta nüüd investeerimiskonto alt? Jah, aga see peab olema siis tegevusloaga krüptoteenuse pakkuja või krüptoemitent ja meie oleme aru saanud, et aastast 2025 on võimalik hakata neid tegevuslubasid taotlema, et need peavad olemas olema vist 1. jaanuaris 2026, nii et aastast 2025 tõesti, kes on siis vastava tegevusloaga teenuse pakkuja, et siis tema kaudu investeering on võimalik ka investeerimiskonto kaudu. Aastast 2025. Just. Suurepärane. Me oleme jõudnud siis, me alustasime 53 küsimusega, me oleme päris palju ära vastanud, me oleme jõudnud 57 küsimust veel vastata. Väga tore. Et proovime siis järjest minna, et millal saab lastele Lightyearis kontot teha? Äkki Heili oskab vastata? Millal saab, Martin? Siis, kui me sellega tegeleme. Teoreetiliselt saab, aga me ei ole jõudnud sellega tegeleda. Ja, lastekonto on üks nendest asjadest, kus lastele kehtivad tihtipeale natuke karmimad reeglid, kuidas käituda nende varade ja kes saab ligipääsu. Ja see on ka iga riik on defineerinud selle siis eraldi, et kahjuks ei ole sellist ühtset asja, et me teeme ja siis kui kõik Euroopa riigid saavad seda kasutada, et seda peab nagu riik by riik tihtipeale minema. Siin on paar küsimust. Aga ma nende lastekontode kohta võib-olla ütleks veel seda, et mis meie kogemus Anna-Liisaga näitab, et inimesed avavad laste nimel investeerimiskonto, tulevad ühel aastal, deklareerivad ära, ostavad finantsvara ja siis nad unustavad järgnevatel aastatel lapse eest seda tuludeklaratsiooni esitada, et see on üpriski tüütu, nagu meile öeldakse. Aga investeerimiskonto mõte on see, et tulumaksukohustust edasi lükata ja see toob kaasa ka kohustuse igal aastal esitada tuludeklaratsioon ja kui te ka ei ole sissemakseid või väljamakseid teinud, siis meil tuleb tuludeklaratsioonil linnukesega ära märkida ja siis kandub see jääk järgnevale edasi, et laste puhul on jah siis see, millega te peate arvestama. Niisiis, kuidas deklareerida 2024 aastal realiseeritud väärtpaberi tehinguid, kui konto muudetakse tagasiulatuvalt investeerimiskontoks alates selle aasta algusest?
siin ongi see võlusõna, et siis teil ei olegi vaja enam neid väärtpaberitehinguid deklareerida. Et see on see põhimõtteline muudatus, mis on niinimetatud tavasüsteemi ja investeerimiskonto süsteemi vahel, et investeerimiskonto puhul näitate te ainult ära raha, mis on sisse makstud ja raha, mis on kontolt välja võetud, ehk et mida ei investeerita enam. Tavasüsteemi puhul on see, et tuleb müük deklareerida ja kui te võtate selle konto kasutusele investeerimiskontona, siis te 2024 müüke ei pea deklareerima. Nii, Timo küsib, kuidas saan olemasoleva investeerimiskonto, kus on Balti aktsiad ja kasvukonto LHV-st üle tõsta Lightyeari, nii et ei peaks vahepeal tulumaksu maksma? No kasvukontost me rääkisime, et kasvukontolt olevaid varasid vist üle tõsta ei saa. Balti väärtpabereid saab üle tõsta, kui nad on omandatud investeerimiskontole ja sa kannad nad Lightyeari investeerimiskontole, siis ei olegi midagi rohkem vaja teha. Jah, lihtsalt oluline on jälle, et 2024 tuludeklaratsioonis näidata ära mõlemad investeerimiskontod. Nii see investeerimiskonto IBAN, mida te seni olete kasutanud, kui ka Lightyeari konto. Ja siis saate nende kontode vahel liigutada väärtpabereid, raha. Siis eile Indrek on vaadanud Pealtnägijat, nägi, et Cresco järelevalvatud litsentseeritud ettevõte läks pankrotti. Et kuidas me tagame, et Lightyeariga nii ei juhtu? Ma vaatasin ka seda Pealtnägijat ja ma aimasin, et keegi küsib selle kohta. Minu arusaam sellest, mis juhtus selle ühinguga, keda seal Pealtnägijas kajastati, on see, et nende opereerimismudel, sellel ei ole mitte mingisugust pistmist sellega, kuidas meie opereerime. Nüüd ma ei saa seda tõsikindlalt väita, sellepärast mul ei ole kõiki detaile, aga võib-olla üks nüanss, mida tegelikult rõhutada, on see, et Lightyear on platvorm. Lightyear on investeerimisteenuse osutaja. Lightyear vahendab. Ta vahendab sinu korraldusi midagi osta või midagi müüa ja kui sa oled midagi ostnud, siis me vahendame või nagu tagame, et sinu varad, mille sa oled ostnud, on hoitud. Sa ei investeeri Lightyeari. Sa ei anna meile laenu, nii nagu mulle tundus, et oli Cresco opereerimismudel või nagu oli Planet 42 opereerimismudel. Sa ei anna laenu ühele konkreetsele ettevõttele, et kas see ettevõte nüüd läheb lendu või mitte. Sa omandad vara meie kaudu ja see vara on sinu oma. Ehk et ma tooks siia kõrvale hoopis palju positiivsema näite ühe teise Eesti investeerimisühingu, kes väga korrektselt otsustas uksed kinni panna. Kõikide klientide varad ja rahad olid kenasti olemas ja tegelikult nagu see illustreerib seda, kuidas teha neid asju regulatsioonide kohaselt. Iga investeerimisühing, iga pank peaks panema ennast kinni ammu enne seda, kui nad on isegi nagu rahast tühjaks jooksmisele lähedal, rääkimata pankrotist. Et mul on väga-väga kahju, et ikka ja jälle selliseid asju juhtub, kui üle maailma vaadata, et reguleeritud ettevõtted ka kuidagi leiavad ennast pankrotis ja kõik on väga üllatunud. Me ei lase sellisel asjal kindlasti mitte kunagi juhtuda ja kontrollid ja järelevalve tegelikult selles osas on olemas. On päris tugevad selle koha pealt. Ja Lightyearis kõik varad on kliendivarad, et meil ei ole õigust selle varaga midagi rohkem teha, kui täites kliendi käsku, kas investeerida või liigutada raha õigesse või teise kohta. Et me ei laena seda välja, see raha on alati kontol, kui sa saad selle kätte saada, sa saad selle alati otse kätte. Nii, üks teine läbiv teema on pikk, et kas Lightyear pakub pikk investeerimislahendust pensioni investeerimiskonto. See ei ole kahjuks võimalik, sellepärast et selle seaduse muudatusega jäi ikka nii, et pensioni investeerimiskontot ehk pikki seda teenust saavad pakkuda pangad ja Eestis minu teada siis 4 panka, kes seda teenust pakuvad. Et investeerimisühingutele ja pikki võimalust ei laiendatud. Siis on järgmine küsimus, et kui ma teen Lightyeari investeerimiskonto ja mul on kodupangas investeerimiskonto, kas piisab maksude deklareerimisel mõlema keskkonna automaatikast? Et ühesõnaga, küsimus on siis see, et kuidas maksuinfo jõuab pangast ja Lightyearist maksuametile?
no pankadel on juba mõnda aega automatiseeritud raporteerimine olemas, et noh, nagu Tiina enne rõhutas, et kindlasti raporteerige kõik oma investeerimiskontod, on ju, muidu jõuab EMTA-sse valeinformatsiooni, võib tekkida kuskilt siis mulje, et midagi on süsteemist välja võetud. Ja kuna meie juures avatud investeerimiskontot saab esimest korda raporteerida järgmisel aastal, et siis me töötame selle nimel, et samamoodi võimalikult mugavat ja automatiseeritud lahendust pakkuda. Et igal juhul, kui maksuraporteerimise periood hakkab lähemale jõudma, siis me võtame inimestega ühendust, me jagame infot, materjale, toetame ja sellepärast on ka oluline öelda meile, kas te kasutate meid investeerimiskontona või mitte, et me teaksime siis anda teile nii-öelda selle õige info, et te saaksite korrektselt oma maksud ära raporteerida, sest noh, see on esimene kord, eks ju, kui me hakkame nüüd jälle see erisus, eks ju, et ka väärtpaberid ja nende soetusmaksumus 1. jaanuari 2024 seisuga, et me kindlasti koostöös Maksuametiga aitame siis selle raporteerimise korda ajada. Ja siin võib-olla jätkuküsimus sellele, et kui 2024 eelnevad tehingud lugeda investeerimiskontosüsteemi ja deklareerida need soetusmaksumuses, kas need arvutused teeb klient või Lightyear? 1. jaanuari seisuga 2024. Ma usun, et teil on äpis ju näha väärtpaberite soetusmaksumus, et siis klient saab äpist võtta selle rahajäägi ja ka selle väärtpaberite soetusmaksumuse. Ja, see on üks koht, kus me kindlasti aitame kliendil luua siis ülevaade sellest, et mis on olnud soetusmaksumused ja nii edasi. Aga mida meie tahame rõhutada on see, et need aruanded enne ära saata ja siis tulla meie juurde tuludeklaratsiooni esitama, et kui on ka mitmeid investeerimiskontosid erinevates pankades, siis on oluline enne aruanne meile ja siis tulla tuludeklaratsiooni esitama, et siis need andmed on juba olemas. Ja kindlasti on oluline ka see, et need uuendatud andmed jõuaks ikkagi deklaratsioonile, teha see vajalik klikk meie e-teenuste keskkonnas, kui tuludeklaratsiooni juures on, et alustan uuesti EMTA andmetega, et need andmed ikkagi liiguks deklarile. Ja, et see on hästi oluline ka üle vaadata, et kõik need sissemaksed ja väljamaksed on olemas, et see jääb ka ikka lasta peast läbi, et see summa on õige. Ja siis praegu 47 kõige rohkem nagu hääletatud küsimus on see, et kuidas inimesed endale Lightyeari sokid saavad. Ma arvan, Teie saate kindlasti, ärge muretsege. Me oleks pidanud teile juba ette andma. Me korraldame päris palju üritusi. Meil on peaaegu iga kuu on mingid üritused, kus me kutsume erinevaid investeerimishuvilisi inimesi kohale. Et näiteks see nädal, sel nädal alguses esmaspäeval oli meil meie kontoris üritus, kus oli üle 100 investori, kes mõtlesid, kuidas vaadata eelmisel aastale ja järgmisel aastal ette. Ja mis oli veel huvitav oli, et mitte ühtegi meest ei olnud, et kõik naisinvestorite üritus, et me üritame korraldada järjest rohkem selliseid üritusi ja sellistel üritustel kindlasti me jagame ka endapoolset kraami. Ja meie peamine point on sellele, et Eesti on väga edukas olnud just selle investeerimiskogukonna ehitamisel ja kui meil on võimalus sellele ka tagasi anda, siis me ikkagi proovime seda luua. Aga meeste kaitseks pean mina ütlema, et mehed on väga julged küsima meie asutuselt. Et mehed on väga julged küsima ja küsida võib kõikide tehingute kohta selles osas, et kuidas deklareerida ja me nõustame ka hea meelega. Kirjutame kodulehele ja nõustame ka. Siis järgmine küsimus on, et kas Lightyearis saab olla eraisiku tavakonto ja investeerimiskonto? See teeb deklareerimise, see tavakonto. Vastaks selle ise ära. Ja praegu ei saa, ja praegu ta saab olla kas üks või teine ja kui teil on olnud, seni ta ongi olnud tavakonto ja te teete selle kliki, et see on investeerimiskonto, et ega me ei kanna neid väärtpabereid kuhugi, me lihtsalt kvalifitseerime selle konto investeerimiskontona, et praegu meil seda kahte nagu emma-kumma võimalust ei ole, et sul võib olla osaühingu või ettevõtte konto ja siis isiklik konto ja isiklik võib siis olla kas tavasüsteemi konto või investeerimiskonto ja selles mõttes meil. See on meile ka väga hea teadmine, et teie juures võib olla ka niinimetatud tavakonto, et ma kohe eeldasin, et inimene küsib panga tavakonto kohta, kus ta teeb oma igapäevakulutusi. Kui inimesed ei vali, et Lightyeari konto on investeerimiskonto, siis ta on ju tavakonto, eks ole? Selles mõttes.
Mina sain praegu sellest küsimusest nii aru, et kas see tavakonto, kust ma teen oma igapäevaseid kulutusi, et kas see võiks olla minu investeerimiskonto. Põhimõtteliselt võiks, aga siis see hästi keeruliseks deklareerimise, et sa peaksid kõik need igapäevaostud näitama kogu aeg väljamaksena. Jah, nii ta on. See konkreetne küsimus küsis just, et kas on võimalik 2 erinevat kontot, investeerimiskontot ja tavakontot nagu paralleelselt Lightyearis omada, et meil see ei ole, et täna sa pead valima, kas sa tahad olla investeerimiskontoga või mitte. Aga see on tegelikult küsimus, et kui see vajadus tekib inimestel, siis kindlasti kirjutage meile, et meil on võimalik neid asju luua, et me oleme oma süsteemi niimoodi ehitanud, et me saaksime tegelikult erinevaid lahendusi luua, me üritame seda võimalikult lihtsalt hoida, aga no tegelikult, kui me mõtleme nüüd Inglismaa ja Ungari näite peale, siis inimestel kohustus hoida väga palju erinevaid kontosid, mis on võib-olla suur tänu jälle Eesti Maksuametile, et me oleme nagu lihtsustanud seda asja, et sa ei pea iga aasta endale uut investeerimiskontot tegema näiteks, nagu mõnes riigis siin on, et see on palju mugavam. Nii, meil on hästi palju küsimusi, mulle tundub, mida me oleme juba nagu ära vastanud erinevatel aegadel, aga võib-olla käime igaks juhuks korra veel üle, et kui varasemad tehingud, kui 2024 on juba deklareeritud tavakontosüsteemi alusel, kas neid peab muutuma? 2024 tehinguid ei ole veel võimalik olnud deklareerida, et Varasemad. Varasemad. Ma arvan, et nad mõtlevad võib-olla 23-22 tehingut, mida nad on 24 ei, neid ei ole võimalik. Deklaratsiooni, aga need peavad siis olema müügitehingud. Ja need on teil juba tavasüsteemis deklareeritud 22-23 tuludeklaratsioonis ja neid ei ole võimalik muuta, sest Lightyear on investeerimiskonto alates 1. jaanuarist 2024. Kõik need tehingud, mis te olete teinud enne seda kuupäeva, on tavasüsteemis ja tavasüsteemis deklareeritud ja nii jäävad. Kui need on olnud müügid, aga kui need väärtpaberid on teil alles 1. jaanuari seisuga 24, siis nad lähevad investeerimiskontosüsteemi. Siis on üks küsimus, et see on siis Lightyearile, et kui tahetakse aktsiaid tuua ühelt platvormilt Lightyeari, kas need peavad olema kõik turult ostetavad, kas Lightyearil peavad olema aktsiad olemas, näiteks on siin, et tal on Rootsi aktsiad, aga Lightyearis ei ole Rootsi aktsiad. Meil peavad need olemas olema, jah, muidu ei ole neid ju võimalik kuidagi. Siin ma võib-olla nagu täiendaksin seda, et meil täna Rootsi aktsiad ei ole, Rootsi aktsiad tulevad, aga tihtipeale te võite kirjutada, kui te soovite midagi üle tuua, et me oleme ükshaaval tegelikult lisanud erinevaid aktsiaid üle maailma, et me tihtipeale nagu laiendame seda, me oleme see aasta juba vist üle 1000 instrumendi lisanud oma platvormile just täpselt sellest klientide tagasisidest, et maailmas on neid instrumente lihtsalt väga palju, et siis me nüüd otsustame, et kuidas ja mida me täpsemalt lisame, et kui soov on, siis me saame lisada asju juurde. Rootsi omad nagu Põhjamaade aktsiad üldse natuke süsteemsem lähenemine, et need siia saada, aga need tulevad ka järgmine aasta. Nii, Martin on teinud investeeringuid läbi Lightyeari niimoodi investeerimiskonto alt, et iga tehingu jaoks on ta kandnud eraldi raha Lightyeari ja siis pärast tagasi kandnud. Kuidas sellisel juhul siis nüüd, kui sa saad Lightyearis deklareerida investeerimiskonto, ta käituma peaks? See ongi kogu seaduse muudatuse mõte, et enam ei pea viivitamatult raha tagasi kandma investeerimisühingu kontolt oma pangakontole, et kui te võtate nüüd investeerimiskontona Lightyeari konto kasutusele, siis te neid tehinguid lihtsalt deklareerima ei pea. Näidake tuludeklaratsioonis nii see pangakonto, millelt te neid kandeid tegite, kui ka Lightyeari konto ja nende vahelisi rahaliikumisi teil aastal 2024 tuludeklaratsioonis näidata ei tule. Et see lihtsustabki, et enam ei ole seda nõuet investeerimisühingu juures oleva raha investeeringu puhul, et seda peab viivitamatult tagasi kandma, mis tegi klientidele tegelikult ju need tehingud kulukaks ka ja tülikaks. Nii, hakkame siis vaikselt kokku tõmbama. Võtame paar viimast küsimust, et kui mul on Lightyearis investeerimiskonto, aga kolin vahepeal välismaale paariks aastaks tööle, mis siis tegema peab? Ja investeerimiskonto kasutamine on seotud inimese residentsusega, et kuna investeerimiskonto mõte on ju tulumaksukohustust edasi lükata, ta ei anna tulumaksuvabastust, vaid ta annab võimaluse tulumaksukohustust oma investeeringutelt edasi lükata, siis see on mõeldud üksnes Eesti residentidele ja see põhimõte on see, et kui inimene muutub juba mitteresidendiks, siis tema väärtpaberi tulu maksustatakse teises riigis ja teise riigi reeglid
reeglite kohaselt. Et kui te nüüd kolite ära välisriiki ja te muutute selle teise riigi residendiks, siis te peate investeerimiskonto sulgema. Ja see investeerimiskonto sulgemine ei tähenda kohe kindlasti seda, et te peate Lightyeari kaudu investeerimise lõpetama või Eestis pangakonto sulgema, ei, vaid see tähendab seda, et te tuludeklaratsioonis näitate selle sulgemise kuupäeva. Et see on ka selline ekslik arusaam, et investeerimiskonto avamine või sulgemine on seotud siis selle investeerimisühingu või panga juures oleva konto avamise või sulgemisega. Ei ole. See on ainult seotud andmete deklareerimisega meil tuludeklaratsioonis. Ja võib-olla võtame siis küsimuse Heilile siin lõpetuseks USA maksude kohta. Et kas USA aktsiatelt dividendid on maksustatud 15 või 30%-ga ja siis siin on mitmeid küsimusi ka, et W8 Ben, et kas Lightyear toetab seda ja mida see tähendab? W8 Ben on spetsiifiline maksuvorm, deklaratsioon IRS-ile ehk siis USA maksuametile. Ja kuna Lightyear on USA maksuametis registreeritud kui qualified intermediary, see tähendab siis, et me kogumegi need vormid oma klientidelt ja peame maksu kinni vastavalt siis sellele soodusmäärale ehk 15% ja teeme siis vajalikud kanded sinna IRS-i ise ära. Ehk et jah, 15%, mitte 30%, jah, VBN vormi me teilt võtame ja seeläbi saame soodsamat maksumäära rakendada. Ja viimane küsimus siis lõpetuseks, et me oleme sellest juba rääkinud natukene, aga igaks üks, et kõigil oleks väga selge, et siin on küsimus, et Swedis juba on olemas investeerimiskonto ja Lightyeari tekiks teine konto ja kas see on okei? Ja teine küsimus on, et kas Lightyeari kontot saab siduda olemasoleva investeerimiskontoga, või tuleb tuua eraldi investeerimiskonto, et mida need tähendavad? No see tähendab seda, et kui Swedbankis on nüüd pangakonto IBAN ja seda on investeerimiskontona meile tuludeklaratsioonis deklareeritud, siis see tuleb ka deklareerida nii kaua, kui te selle kaudu investeerite ja lisaks näidata siis Lightyeari konto. Et mõlema kontonumbrid on olulised ja ka kui te nende kontode vahel raha liigutate, siis seda te deklareerima ei pea. Oluline on, kui te maksate nüüd Swedbanka kontole raha sisse või Lightyeari kontole raha sisse mingilt muult kontolt, et siin see tavakonto mõiste võib-olla pole ka hea, et ma sain pärast aru, et selle tavakonto all te peate silmas kontot, mille kaudu nii-öelda tavasüsteemis tehakse tehinguid. Meie jaoks on see tavakonto, ütleme see igapäevakonto, kus tehakse igapäevakulutusi, et seetõttu jah, et lihtsalt sellega peab arvestama, aga kõik on võimalik. Suurepärane. Ja kui inimesed sooviksid rohkem informatsiooni saada investeerimiskontode kohta maksuametilt, siis kuhu nad pöörduma peaksid? Jaa, Anna-Liis oskab öelda, mis on erakliendi nõustamise ja saab pöörduda meie erakliendi infoliini poole ja ärikliendi infoliini poole ja saab meili teel saata eraklient@emta.ee või äriklient@emta.ee ja kodulehel on meil ka kontaktid olemas, kus leiate telefoninumbrid, saate ka telefoni teel küsida. Muidugi investeerimiskontode kohta on võib-olla sellised spetsiifilisemad küsimused, et teinekord on hea võib-olla need kirja panna, sest inimesed võib-olla tegelikult küsivad natukene enda nurgalt või teistmoodi, et meie seal teinekord ka nuputame, et mida nad täpselt mõtlevad, et siis kirjalikult on teinekord isegi lihtsam neid asju lahendada, kui on väga keerulised probleemid. Suurepärane. Ja Lightyeari kodulehel on ka korduva kippuvad küsimused, kus me üritame siis võimalikult paljudele küsimustele ära vastata ja kui ei saa kõigile vastust, saate kindlasti kirjutada ka meie klienditeenindusele ja sealt ka vastuseid saada. Aga siinkohal ma tõmbaks kokku. Ma tänaksin meie kaasvõitlejaid täna siin paneelis. Ja suurepärane, et me oleme jõudnud siis teha sammu nagu keskkonna jaoks paremaks, kus inimesed saavad investeerida jälle maksusoodsamalt ja rohkema valikuvabadusega. Aitäh kõigile! Aitäh!